Uus aruanne seab UNRWA taas tähelepanu alla, kuna organisatsioon ei ole suutnud rakendada vihakõne ja antisemitismi vastaseid reforme. Mittetulundusühing Impact SC leidis, et agentuur ei suutnud sisuliselt rakendada ÜRO toetatud 2024 aasta kolonna aruande reforme, mille eesmärk oli tegeleda antisemitismi ja vägivaldse sisuga haridusmaterjalides. Impact SC vaatas läbi UNRWA eduaruanded, rahastustaotlused, avaldused ja materjalid ajavahemikust aprill 2024 kuni mai 2026. Ja rühm leidis, et UNRWA alandas tegelikult lävendi selle kohta, mida loeti lõpetatud reformiks, jätkates samade probleemsete materjalide kasutamist. Mure ei seisne siin ainult ühes õpikus. Küsimus on selles, kas doonorid rahastavad süsteemi, mis teatab paberil reformidest, kuid klassiruumis jääb sõnum samaks. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud Markus Šef, koolihariduse rahu ja kultuurilise sallivuse seireinstituudi Impact SC tegevjuht. Markus, tore, et oled täna meiega i24 News Englishis. Kui vaatame teie viimast aruannet, siis mis on kõige selgem näide lõhest selle vahel, mida UNRWA väidab end olevat reforminud ja nende leidude vahel, mida teie ütlete tegelikult toimuvat? Aitäh, Nicole, ja ma tahaksin tegelikult kohe alguses üle korrata seda, mida me kõik juba teame. Ausalt öeldes ei ole UNRWA oma ülesande täitmiseks sobiv. See on lootusetult seotud Gaza-Palestiina terrori infrastruktuuriga. See jätkab pagulaste probleemi alalhoidmist. Haridus on muidugi selle probleemi keskmes. UNRWA koolides kasutatakse Palestiina omavalitsuse õpikuid. Need tugevdavad narratiive, mis eitavad Iisraeli legitiimsust. Need ülistavad tagasipöördumist, normaliseerivad jätkuvat konflikti selle asemel, et valmistada õpilasi ette rahumeelseks kooseluks. Seega on UNRWA selles konfliktis, milles me end leiame, täiesti oluline probleem. Ja on põhjus, miks UNRWA sissetulek on alates 7. oktoobrist nii drastiliselt langenud. Teate ju, need doonorriigid ei ole päris lollid. Nad mõistavad neid probleeme, mida me kõik UNRWAga näeme. Ja reformidest ei piisa. Agentuuri mandaat ise soodustab konflikti jätkuvist. Nagu te ütlesite, jaanuaris 2024 pärast 7. oktoobri rünnakuid ja sellele järgnenud UNRWA paljastamist, nende tihedaid sidemeid terroriorganisatsioonidega, UNRWA töötajate osalust terroriaktides, sel päeval määrasid ÜRO agentuuri ülevaatamist juhtima endise Prantsusmaa välisministri Catherine Colonna. Impact SC oli ainus vabaühendus, keda kutsuti Colonna ja tema komitee ette tunnistusi andma. Mandaat oli tegelikult üsna kitsas. See puudutas erapooletust, kuid oli palju teisi küsimusi. Nii et tead, see aruanne pidi tugevdama UNRWA erapooletust, valitsuse vastutust ja haridusstandardeid. Aga tead, nüüd näeme siin, et rohkem kui 2 aastat pärast seda, kui ÜRO tellis selle sõltumatu ülevaate, teoreetiliselt oli see ÜRO ülevaade, on soovitused endiselt täitmata. Nagu sa ütled, kõigepealt alandas UNRWA ühepoolselt soovituste täitmise lävendit. See võimaldas neil väita, et on tehtud suuri reforme. Ja ülevaates endas leidsime me taas seda, mida oleme alati leidnud. Antisemitismi propageerimist, vägivalda iisraelaste vastu. Ja te küsisite näidet, ma võin tuua ühe selge näite. 8. klassi araabia keele õpik, mis sisaldab lõiku, mis ülistab enesetapu pommitajaid. See kiidab heaks palestiinlaste pistodadega iisraellaste kõride läbilõikamist. Kui ma seda ütlen, siis teate, seda on raske sõnadesse panna. Ja see õhutab õpilasi mitte unustama põletatud iisraelaste kujutist. Nii et 7. oktoobril enamik neist terroristidest, kes tungisid üle rahvusvahelise piiri, kes tapsid, vägistasid, võtsid pantvange, nii noori kui vanu, läksid koolide alla. Nad said hariduse ÜRO koolides ja just selleks neid õpetatigi. Neid indoktrineeriti toime panema neid kohutavaid tegusid, mida nad 7. oktoobril tegid ja me ei näe muutust. Mida siis saab teha? Sest sa mainisid, et raport koostati, juba öeldi, et seal olid vastuolud ja suured probleemid, mis vajasid lahendamist. Neid probleeme käsitleti, ometi on meil siin UNRWA, kes sisuliselt allkirjastab paberi, öeldes, et probleemid on lahendatud, kuigi tegelikult pole olukorras midagi muutunud. Aga raport oli juba olemas. Mida siis veel saab teha?
ma arvan, et peame jätkama tööd selle nimel, et poliitikakujundajad mõistaksid UNRWA tegelikku olukorda. Enamik UNRWA eelarvest läheb haridusele. See on nende töö kõige suurem osa. Seega annavad rahvusvahelised doonorid suurema osa oma vahenditest haridusele. Nüüd, hariduse puhul vajame päevast päeva toimuvat indoktrineerimist, et inimesed sooritaksid kohutavaid terroritegusid. Mida siis saab teha? Haridus tagades, et poliitikakujundajad mõistavad, et nad tõesti mõistavad. UNRWA eelarve on oluliselt vähenenud, umbes poole võrra, sest need poliitikakujundajad mõistavad nüüd, et meie ülesanne on tagada, et nad seda mõistaksid. Tead, kahjuks peame me sellele teemale väga palju oma aega kulutama. On nii palju teisi olulisi teemasid, nii palju märkimisväärseid edusamme hariduses kogu Lähis-Idas. Araabia Ühendemiraatidest, Saudi Araabiani, Egiptusest, Marokkoni. Tahaksime veeta rohkem aega nendes kohtades, kus näeme positiivseid tulemusi. Kahjuks peame tegelema UNRWAga, peame tegelema indoktrinatsiooniga ja peame lootma, et see organisatsioon ei ole tulevikus enam miski, millega peame tegelema. On olemas alternatiivid, see on selge, ja neid alternatiive tuleb rakendada. Margus Šef on väga oluline seda jätkuvalt avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks esile tuua. Aitäh, et teete seda ja aitäh, et olite täna meiega i24 News Englishis. Hea meelega, aitäh!